need on siis number 4 suurusega kolmikud. Teen siis 8, 6 ja number 2. Noh, see 4 ja 2, need on siuke koha ja haugi püüdjate pärusmaa. Ja need on neil siuksed kullinokad. Konksuteravikud on sissepoole, noh, mulle need meeldivad, et need on siuksed tugevad kolmikud. Et ma ei hakka üldse hiinlastega konkureerima, et siin mingi mega odavaid kolmikuid teha, et ma pigem lähengi seda teed, et ma teen pigem korraliku kolmiku peale. Et olgu see siis kallim, teen siis vähem, aga kolmik on siis vähemalt korralik. Et number 2, 4 ja 6 teen siis kullinokkade peale ja number 8 ja noh, kui keegi tahab 10 saab ka kindlasti, siis need on tavaliselt konksud, et see kullinokk läheb, on 10 juures, on siuke väga paksust materjalist ja noh, siukest pole väga vaja, et noh, kuna ahvena ja nende röövkalade suud on suhteliselt tugevad, siis see konks peab jõudma haakuda ka sinna kuskile lihasesse või siis kuskilt läbi suunurga. Karbid on neid kolmikud täis. Saab nad siia kuskil ära mahutada. Et nagu näha siin eelnevalt juba valmistatud igasugused. See ei ole ainus. Mul on neid siin ikka aastatega kogunenud ja siin on neid värvikolmikuid ikka omajagu. Noh, erinevad. Siin on erinevad konksu mudelid ja erinevad, mis ma siin kunagi läbi aastate teinud. Kunagi tegin siuksi nagu silmasid, siukse paksukesi. No päris hästi töötasid, et lihtsalt töötad siiamaani. Eks neid ole igasuguseid tehtud. Ja siin on siis nagu paldakonksud ja suure kasaga siuksed tilgakujulised potsataja konksud nii-öelda. Ja muskad. Neid on siis valikus mul 40 erinevat mudelit. Siin on nüüd ütleme väike osa tegelikult nendest. Väike osa. Et see on see nii-öelda poekomplekt, mis käib kaasas. Noh, siin ütleme niimoodi, et siin on kuskil 1500 muskat. Ühes sahtlis on siin siuke 30-40 muskat.
või mõnes isegi 50. Tahmaskaasid on taas mul siuke 5000 tükki ette valmistatud. No hommik. Proovin siis seekord nii-öelda YouTube'i mõistes õigesti filmida. Et teen siin värvivalmikuid. Täitsa tavalist uuepunast. Võin siin näidata, kui natukene tuld vähemaks võtta ja uue lambid tööle panna, siis saab neid niimoodi vaadata. Fosforiga ka natuke hästi säravad. See on lihtsalt uue punane. Et see on üks Võrupoe tellimus. Nüüd kui külmaks läks, siis aktiveerusid kliendid, poed ja e-poes ka kliendid. Tal ongi vaja kolmikuid teha, siis on vaja mõned potsatajad teha, e-poe tellimust täita. Siin igav ei ole. Need asjad siit välja. Nii.
lähevad niikuinii EPO sisse, et kui siin kollasega teen, siis nagu need on praegu sellist valged, siis muidu visuaalselt ja need väga koledad. Ja see niisugune visuaalse välimuse loomine. Kaubanduslikult ilusam. Et selline mu see töökoda näeb välja siis teise nurga alt. Teeme siis jälle mõned poolidega mõned kilveridad. Loodan, et mind on hästi kuulda. Alustame siis uue tööpäevaga. Asju vaja teha. Ja teed. Teeme hea. Nii. Ma nüüd jäin. Mikrofon. Või kohe
parema koha. Okei. Selline mobiili laket või noh, nii-öelda hoidja tasku. See on vaja siia seinale panna. Vaatame, kas ma saan seda kasutada, seda liimivärki. Ja hakka seina peal auke tegema praegult. Siis hoiab hästi. Nagu ei hoia, siis on kruviga auke juurde. Nii, paneme ta kuskil siia. Siis ma saan seda siin laadida ja hoida. Laadija mul siin. Noh, okei, telefon on seal. See käib juhe ka. Juhtme hoidja on paigas. Mis täna vaja teha? Täna on vaja teha üks hommikul saati tegin e-poole tellimusi. Täna on vaja üks rits siis tellimusele juurde vahel lisada. Siia paneme ka ahvenakleebise. See on selline kleebis, et kuna ahvena alammõõt on meres meil 21 sentimeetrit, siis minu rittadel on siuke informatiivne kleebis ka peal. Jono liitsin. Vaatame kõrvale vähe siiapoole. Nii, mis meil siis on? Siin on siis mõõdetud siis sealt 0 on siis siin, 20 on siin ja 21 senti siis umbes sellesse kohta tuleks panna. Kas meil õnnestub? See sodi on kõik kohad täis. Nii. üks. Enne mul 3 millimeetrit üle kui vähem, et pärast saan inspektori või nii, et kliendi käest sogada, et olen valesse kohta pannud läbise. Nii. Selle paneme siis ühte kõrvale. Oleme oma asjadega natuke siia poole. Nii. Selleks, et kleebis jääks hästi külge. Ja fööni anda verisele, et liim paremini aktiveeruks. Kergelt näpuga üle ja olla. Võib hakata ahvenat kakkuma. Nii, sellega olen ühel pool. Hea meelega viiksin teid veel siia kuskile tahapoole. Tegemist on palju ja siis jäävad kõik asjad kuskile ette. Ma juba otsisin asja. Talv on mul selline, ütleme, jääga talv. Kiire tempokas. Aasta aeg. Nii, ma olen kõik korra käest ära. Tekitada veda. Sodi on palju, kõik on palju. Nii. Vaatame, kui ma panen teid siia. On parem. Nii.
Siis tuleb mul, saan tuleb veel lepatada neid, siis tuleb mul üks uus ritt teha. Nii. Siis on üks tellimus, vana klient, kes on juba mitu ritta, tema tahab siis uut otsa saada, ehk siis viibide püügiks. Aspelrulliga või siis altrulliga, tal on 2 kamerat käepidemet. Ja nüüd annan siis selle uue otsa. Ta käis eile valis välja, maksis ära ja teen ta täna välja valmis, tähendab, ja homme siis saaksin saata talle siis paki ka ära ja siin lähipäeval ilmselt tehakse veekogud lahti, siis läheb siin hullumajaks. Nii. Mis on see mul spetsial kleepsud, mis alati rittadele läheb peale. Nüüd ma siis lasen kleepsud.ee tellin nende käest siis jaaf.ee sellised kleebised. Ja kas suvib välja. Nii. On siis, mis lähevad läbipaistvad, lähevad siis iga rida külge, mis ma käsitsi valmistan. Nii, need kleepsud on siis siin. Sinna läheb muidugi ka mudelitähis siis vastavalt, mis kleeps on, ja lähebki just see 1030 Iceweep Fast. See ritt tulebki. Nii, siis tuleb mul siia rõngastus muuta. Aspelrulli siuke mõõdupuu on mul juba valmis tehtud. Siia tuleb rõngastus peale märkida. Nii. Natuke läheb aega, ostan siukse parema kaamera endale, millega saab kõhu pealt filmida, siis olete nagu otse pildis, et näete, mis ma siin teen ka. Muidu te näete praegu distantsilt. Aga pole hullu, ma arvan, et te saate aru põhimõttest. Nii. See tuleb siis Aspelrull, ehk siis ja võiks minna pikema jalaga rõngad, ehk siis võime alustuseks kasutada veel pikemat jalga. Nii, see on sama, ehk siis, kus mul oli siin, siin. Nii. Aspelrull tüüpi, nii üks läheb see on siis 16, siis üks läheb 12 ja järgmine kohe on 10 ja otsarõngast tuleb 10. Nii. See talveritt on siuke minimalistlik, siis jalad on siuksed pikad, siis ma lõikan siit ära mingid osad, sellepärast et ei oleks nüüd surnud nurkasid ja annaks maksimaalse painde nurga võidualekt. Kui see jalg on liiga pikk, siis see on nagu nii-öelda surnud ala rida peal, mis hakkab seda ritva siis nagu pooma, eks sa ei saa maksimumi selle rida paindest kätte, aga kui see jalg on siis lühike, lihvin nad ära.
valmis. Nii, ma näitan siis võrdluseks, et mis siis nagu vahe on, et originaali ja siis sealt nii ongi, et ma lõikan siit selle tipu maha. siia uued. Suveritudel okei, aga talvel sihuke lühike ritt ja paine on ka vähe suurem, siis on see okei. Et ühemaks teha, et ega jah, noh, algul võid jah, kui ma alustasin, siis tegid ka kõiki täpselt nagu vihiku järgi või noh, ütleme õpiku järgi. Et aga ajapikku tulevad kogemused ja sa näed, et siit paremaks teha, sealt saab paremaks teha. See nagu sealt õpidki, olen nüüd juba põhimõtteliselt 15 aastat neid ritmasid asju siin teinud, et talveritvasid ma olen sihuke 600-700 tuuri ja noh, suveritvu siis juba 100 tuuri. Et eks sellega tulebki see kogemus. Nii, paneme ta siis spinniga paika. Nii, spinn ehk siis ridva, kui hoida pingi all, mida keerutada käes, siis tal tekib siuksed nii-öelda õige nurk. sa tunned, see käes läheb ise juba paika. see on nagu see selgroog. Spinn, nii. ma teen jooned on enam-vähem juba täpselt paika saanud. paneme esimese rõnga paika, siis saame selle järgi kohe rõnga ära kohendada. nii, esimene rõngas paneme siia praegult joone peale. siis hakkame teda uuesti spinnima, ehk siis seda on hea kõige parem põlve peal teha, keerutades, sest ta näitab kohe ära, et kuhu poole on natuke vaja veel nihutada. nii. üles kui alla näiteks, kui on asperrulli variant. ta pooma ei hakkaks, et see näärõngastus on kohe otsa all. nii, paistab, et on õige. kuna klient mulle värvi ei ütelnud, siis ma valin selle värvi ise. kui siin sihuke koha viib ka, siis peaks, mis värvi ma võiks teha. muidugi ootan teie küsimusi, mida ma võiks rohkem filmida, mida te tahaksite rohkem teada. muidugi loogiline, et ma kõiki saladusi teile rääkida ei saa, aga see on ju nii-öelda minu igapäevane leib. põhitöö, mida ma teen, ega ma midagi muud ei jõuagi teha, siin hooldan, valmistan, remondin, nõustan, mis iganes vaja teha on. nii, vaatame siit mingi värvi. jaa, ma olen siin olemas, no mis te arvate, kohavärv võiks olla sihuke, teeme siukse roheka sinise. Need on siis spetsial niidid. ma juba rääkinud siin. korraga näidata. nii. siis 2 sahtlit neid. erineva suurusega. ja firmade omad, põhiliselt ongi Fuji ja siis on Pro Trapi omad ja on ka siis teisi brände. siin on ka veel lisaks, siin on juba suured poolid. väikeste käed jääme välja. et ei olegi midagi. võin teid natukene lähemale tuua. rohkem
rohkem kursis. Äkki ma valin siit midagi paremat. Mul ei ole jah ühtegi head kohta kuhu teid panna praegult. Oligi, et saate kaugelt vaadata. Toome siis natukene lähemale vaatama, kes on sellest abi. Nonii. Vihmad on paigas. Tõsta. Teeme siis esimese mähise ära. Kell juba 11. Aeg on nagu endasse talvel minu vaenlane, et pean jõudma kõik asju teha. Hommikul juba alustasin, saatsin muskasid. Siis pakkisin e-poe pakke, 4-5-6 tükki vastasin meilidele. Siin juba pakki automaati ära. Olengi siis töökojas, teen siin ühe liga otsa ära. Siis veel paar koerit vaepatan ära. Ja vaatas 20 läks kuivama ja siis lähen koju tagasi. Siis käin oma kõnnitiirul, iga päev kõnnin siuke 6-7 kilomeetrit. Sest mul on siuke istuv töö, siis ma nagu liikumist on väga vähe, et kas ma istun autorolis või istun siin kontoris või siis kodus. Muskasid sulle hooldades kõik on siuke istuv töö. Sest mul on vaja liikuda saama, siis ma teen iga päev siuke 6-7 kilomeetrit kohustuslikku kõndimist. Siuke circa 4 aastat tagasi jätsin suitsetamise maha, siis kehakaal tõusis kohe 10+ kilo. Nüüd olen selle 10 kilo siis juba maha tagasi saanud. Aga võiks veel siuke 10 kilo vähem kaaluda. Ütleme praegu on siuke 111 kilo, aga võiks siuke 100 kilo kaaluda või 95 või. Eesmärk vähemalt. Mul meeldib sporti teha. Joosta ma ei viitsi. Olen jõusaali teinud siuke 7-8 aastat. Nüüd ma ei ole jõusaalis mingi 2 aastat käinud. Just avati siin Sauel uus Vites 24/7. Plaan on siis hakata seal käima ka nädalas paar korda. Et natukenegi koormust saada kehale ka. Ja ega siin jah. Ma võtsin talv on siuke kõige kiirem aeg. Kui on jääd, see on läheb hullumajaks, et varem mul e-pood on ja e-pood on siis aasta otsa olnud. Et selle võrra natuke lihtsam, et kõik on täis automaatne, et ma siin ainult valmistada ja komplekteerida. Teile saate. Kindlasti ära unusta, et pane mulle like ja hakka mind jälgima ja siis oled kursis minu tegemistega. Et eks siin aega napib, aga võtan hakkan teid ka kalale kaasa võtma, et vaatame siis, et katsetame uusi tooteid ja näete siis minu kalastamisstiili või nii-öelda lähenemist. Laulupeod mulle ei meeldi, kuigi aeg-ajalt ikka satun sinna kalale veel rohkem nädala sees. Nädalavahetusel ma siis teen tööd ja kokkan perega või mis iganes, et ma sen nagu laulupeol ei ühine või ei osale. Et minu jaoks on ikka kalapüük siuke puhkus ja nautimine, mitte
nüüd siuke rapsimine, muidugi võistlustel rapsime väga palju, aga see on võistlus, seal on teised eesmärgid. 8 aastat olen jutti võistelnud, nüüd mõtlengi, kas jätan selle hooaja üldse vahele. Siin mõned võistlused järgmine aasta, näiteks maailmavõistlused peaks toimuma Aafrikas, et sinna ma küll ei viitsi minna, et mitte see ei tähenda, et ma nüüd peaks võitma ja võidan ja ei üldse seda, ma olen lihtsalt vaja natukene aeg maha võtta ja keskenduda siin oma asjadele, oma töödele ja natuke siin ettevõtet kasvatada ja perega rohkem aega ja kodus oleks toimetamist ja perega lähen kindlasti reisile, et perega käime iga aasta Norras 2-3 nädalat. Aastaga püüame kala ja puhkame ja matkame ja see on siuke päris mõnus chill tegevus, et mind need Türgid ja Egiptused ei jätavad täitsa külmaks. Et mulle meeldib siuke, ütleme võib-olla Tais ja asjas kuskil võiks käia, kuskil saab matkata ja siuke teistmoodi melu ja kohalik elu ja kõik sellised asjad. See võib siuke põnev olla, et kohalikud turud ja asjad ja kultuur ja toit ja et see pakub rohkem nagu hasarti või erutust. Nii. Läks veits käest ära.